Nii, siis tere õhtust kõigile, tere tulemast tagasi Parabellumisse, Deus Vult, Jumal seda tahab, see otseülekanne on Jumala tahtel. Ja alustame presidendiga. Suur tagasitulek, Amedeo Madaluno. Tere õhtust kõigile, tere õhtust kõigile. Ja mul on kohe sulle küsimus, mitu diviisi on paavstil? Tal on neid väga palju, tal on tõesti palju, sest kui võtta, et üks diviis ongi kõik, kui üks diviis on täiskoosseisus 30 000 meest, siis võtke 1 200 000 000 inimest, jagage 30 000 mehega ja vaadake, mitu diviisi paavstil on. Tal on neid päris palju ja see ongi natuke tänase õhtu teema. Aga siis öeldakse, et meid pannakse kiriku vande alla. Mul on õnneks hästi, sest tänu Jumalale olen ateist, nii et saan päris hästi hakkama. Nii et aususe huvides pean ma kuulajatele ütlema, et olen katoliiklane, usklik ja käin kirikus. Aga täna õhtul püüame olla täiesti objektiivsed, sest koos Mirkoga otsustasime teha ühe sarja. Kuna me teeme riikide geopoliitilisi ülevaateid, oleme käsitlenud kõiki maailma piirkondi, keskmisi jõude, regionaalseid jõude, väikseid jõude. Nüüd otsustasime teha suurriikidest ja alustasime Hiinast. Siis tuli mõte, et pärast Hiinat võiks teha Venemaa ja Ameerika Ühendriigid, eks ole, suured globaalsed jõud, aga mul tekkis üks idee. On veel üks suurriik, mis on üks maailma väiksemaid riike, Vatikan. Seega, täna õhtul räägime Vatikani linnriigist kui geopoliitilisest suurvõimust ja räägime katoliiklikust maailmast. Rohkem kui katoliku kirikust kui puhtalt usulisest organisatsioonist räägime katoliiklikust maailmast, poliitilisest ja geopoliitilisest vaatenurgast. Tere õhtust! Palju tervitusi Antonio Stikkole, kes kirjutab meile Krakowist. Olen seal käinud, väga ilusad kirikud muide. Ja me räägime, ma lisan jooksvalt ka mõningaid asju vastavalt sellele, kes tuleb. Sest igal juhul on suur seos kiriku, paavsti ja selle vahel, mis juhtus Poolas 80. aastatel. Absoluutselt. Nii et lähme kohe asja juurde. Stalinile omistatud lause Euroopa korra läbirääkimistel vahetult pärast teist maailmasõda. Keegi juhtis talle tähelepanu sellele, kui keeruline on otseselt vastanduda katoliku kirikule, millel oli Tšehhi Vabariigis oluline sotsiaalne roll. Tšehhoslovakkias põhimõtteliselt, Poolas ja terves reas riikides, kus Ida-Euroopas oli katoliiklaste enamus või vähemalt märkimisväärne katoliiklik kohalolek. Ja Stalin vastas sellele väitele, nagu Stalin ikka, mitu diviisi on paavstil. Miks ma peaksin teda kartma? Nüüd, kui geopoliitika, nagu ma alati ütleme, on võimu rakendamine geograafilisele ruumile ja seega ka inimgeograafiale, mitte ainult füüsilisele geograafiale. Nagu me ütlesime, võib paavst mõnele diviisile loota. Lähme järgmise slaidi juurde. Kui geopoliitika on distsipliin, mis uurib poliitilise võimu ja geograafilise ruumi suhet, siis religioonid, eriti organiseeritud religioonid, teevad geopoliitikat ja on ise geopoliitilised tegurid. Nad nõuavad endale ruumi ja haldavad võimu, mobiliseerivad väärtusi, uskumusi, inimeste veendumusi, mobiliseerivad infot, poliitikat, raha ning nagu näeme Vatikani puhul, mobiliseerivad ka luuretegevust. Seda pidi Stalin teadma. Teise maailmasõja ajal peale selle, et paljud ka sakslased põgenesid, läbisid nad Genova, tehes seda mõnede piiskoppide vahendusel. Selles mõttes, et igal juhul on olnud suuri. Fašismil olid suured sidemed ja vahendused, loomulikult konkordaadi ja muu taolise kaudu kirikuga. Aga teise maailmasõja ajal, kas peaks tegema otseülekande? Lisaks sellele vahendas kirik väga palju läbirääkimisi rahvaste vahel. See oli justkui kanal, mille kaudu püüti teiste riikidega kontakti saada. Samuti olid sõjas olevate riikide saatkonnad kaasatud. Täpselt seega olid need alati selle asja vahendajad, rääkimata ajast, mil kirikul oli palju rohkem võimu.
Isegi Napoleon, kes ei olnud usklik, soovis siiski, et paavst ta laulataks. Ta tahtis leppida paavstiga ja nii edasi, sest ta mõistis, et see oli kasulik kontrolli jaoks. Just sellepärast, poisid. Sümbolid loevad. Inimese suur draama on lõplikkuse tunne, eks. Draama just kreeka mõttes, lõplikkuse tunne. Ja kellelegi ei meeldi leppida sellega, et ta on lihtsalt hingav valgu kogum. Seega me kõik püüame endale esitada küsimusi ka metafüüsilise mõõtme kohta. Me kõik elame mõõtmes, mis on ka sümboolne. Jah, see on mõõde, mida need, kes tegelevad metafüüsikaga, haldavad ja registreerivad neid sümboleid 1000-aastase traditsiooni jõuga ning neil on mõjuvõim. Nüüd vaadake maailmakaarti. Siin on erinevate värvidega tähistatud teamised religioonid, mis mingil territooriumil eksisteerivad. Nagu näete, on Kristusel oluline roll mitte ainult põhjapoolkeral, vaid ka lõunapoolkeral. Sul on 2 mandrit, Ameerikad, mis on suures osas kristliku enamusega. Siis on sul suur osa Aafrikast, lõunapoolkeral, ja sul on Euroopa, mõeldes selle all ala Lissabonist Vladivostokini. Ja ka märkimisväärne osa Okeaaniast, lisaks Filipiinid. Enamik sellest kristlikust maailmast on katoliiklik, apostellik, Rooma katoliiklik. See tähendab maailma, mis tunnistab katoliku kiriku õpetust ja hierarhiat. Eritrea on kristlik riik, kus kristlased moodustavad väikese enamuse, nagu ka Etioopias. Keegi küsib, miks Filipiinid? Kas see on Ameerika okupatsioon? Ei, Hispaania okupatsioon. Hispaania okupatsioon ja siis Ameerika okupatsioon. Nii et see tõi Kristuse siia ja mõned ütlevad jah, etiooplased, need kohad siin, kopti kristlased, täpselt. Itaallased korraldasid ka kopti preestrite massimõrva. Meil on Morgano, vaba mees, kes ütleb meile, et Eritreas on 52% moslemid. Ma arvan, et tal on tegelikult õigus, kuid nagu näete, on need protsendipunktid. Etioopias on see veidi vastupidi, seal on 52% kristlasi, kopte ja moslemid on järel. Filipiinid, Hispaania, Felipe II, kohalike elanike katoliiklikustamine. Siis on meil India, kus on hinduistlik enamus, 10 miljonid kristlased, kuid nad on siiski vaid tilk meres. Hinduistlik, üle 100 miljoni moslemiga, kellest enamik on sunniidid. Meil on suur islami piirkond, mida nimetatakse suureks Lähis-Idaks, ulatudes Marokost Kasahstanini. Seda piirkonda nimetatakse geopoliitika koolkondades Ameerika Ühendriikide relvajõudude geopoliitilistes koolides suureks Lähis-Idaks, suureks piirkonnaks. Lähis-Idas, nagu nemad ütlevad, on islam, on liiv, on nafta. Nii et suur Lähis-Ida, islam on üks iseloomustusi koos mõningate moslemi täppidega Euroopas. Vaadake Albaaniat, mis on riik, kus on suhteline moslemite enamus. Budism on põhiliselt Kagu-Aasias, Indo-Hiinas, koos olulise budistliku saarega Mongoolias. Hiinat nimetatakse siin usuliselt mittekuuluvaks, sest ametlikult on tegemist kommunistliku režiimiga. Tegelikult mitte. Tuleme selle juurde tagasi, ma pühendan sellele teemale eraldi osa. Hiinas on religioossuse taassünd, millel on riigi ajaloos spetsiifiline ja sünkreetiline iseloom. Nii nagu Hiinas, Jaapanis, Koreades ja ka Vietnamis on rahva usk, kohalikud religioonid, suur tagasitulek, tugev rõhuasetus Ida-Aasia sünkreetilistele kultustele. Nii et alustame kohe Jaapani shintoismiga, mida ei saa geopoliitiliselt teiste hulka paigutada. Jah, on tõsi, et tõenäoliselt see kaart näitab usklikke või leigeid usklikke, neid, kes peavad end kristlasteks, kuid võib-olla ei ole praktiseerivad ja nii edasi. On huvitav, et esimest korda ilmuvad välja riigid nagu Tšehhi Vabariik või Eesti, kes peavad end isegi mittekuuluvateks. Nad lihtsalt ei usu. Siin on üks usk.
Need on riigid, kus ma ütleksin, et seal on kerge ülekaal mitteuskliku elanikkonna kasuks. Need on riigid, kus suurt mõju avaldas mitte niivõrd kommunistlik režiim, vaid kommunistlik režiim rahvastikule, kes oli juba iseseisvalt ateistlikuks muutumas. Seega, kuna Eesti on valdavalt luteriusuline, esineb protestantlikes riikides ateistlikustumise nähtus. Ja ka Tšehhi Vabariigil, kuigi enamik usklikest on katoliiklased, on tegelikult katoliiklusega keeruline suhe. Seega on need 2 piirkonda mandril, kus on suhteliselt rohkem eurooplasi kui teistes piirkondades. Nii et usk ja religioon, kui palju kohti maailmas? See on veel üks ISBI kaart, mis näitab teile jaotust mandrite kaupa, nagu inglise keelt kõnelejad ütleksid, erinevate religioonitüüpide jaotust mandrite lõikes. Nagu näete, moslemi maailma keskne piirkond on Aafrika. See on piirkond, mida mõjutab islami kultuur huvitava kasvuga Aafrikas ja märkimisväärse kohaloluga Aasias. Aasia on maailma piirkond, ütleme nii, kõige mitmekesisem, samas kui Kristus avaldab olulist mõju Euroopa tsivilisatsiooni ja mõlema Ameerika kultuurile. Nii et Aasia puhul see on rohkem jagatud ka tänu aastatuhandete pikkustele kultuuridele, saarelisusega seotud teguritele, nagu võib näha ka geograafiast. Nii et jaapanlased arenesid omaette, austraallased on endised Inglise vangid, nii et loomulikult tõid nad sinna selle religiooni. Seega on peaaegu normaalne, et mõju on ka raskem edasi kanda. Muidugi. See ongi siis lihtsalt, kuidas öelda, see on manner, millel on suurim kultuuriline rikkus, see on ka inimeste poolest kõige rahvarohkem manner. Seega on normaalne, et seal tekib hulgaliselt uskumusi, keeli ja kultuure. Seega teeme veel ühe sammu, alustades sellest slaidist. Religioon ei ole geopoliitiline ainult seetõttu, et see mõjutab kultuure ja inimeste südametunnistust, vaid ka seetõttu, et religioossed organisatsioonid liigutavad raha ja poliitilist mõjuvõimu. Aga sellepärast, et religioossed rühmitused või organisatsioonid suudavad kontrollida terveid riike. Meid, mida rahvasuus nimetame teokraatiateks. Nüüd öeldakse, et Iraani islamivabariigi režiim, mitte Jaapani islamivabariigi režiim, mida keegi mainis vestluses. See on hoopis teine asi. Iraani islamivabariigi režiimi nimetatakse näiteks teokraatlikuks režiimiks. See ei ole päris õige. Teokraatia on Jumala valitsus. Selles mõttes oli ainus teokraatia maa peal või õigemini ainsad 2 teokraatiat maa peal olid Nepal kuni monarhia lõppemiseni mõned aastad tagasi, sest Nepali kuningad peeti Vishnu kehastuseks, seega jumaluseks, ja Jaapan, kus keisrit peetakse jumaliku päritolu olevaks, seega jumalikuks isikuks. Lükkame ümber legendi, et Hirohito oleks loobunud oma jumalikust päritolust. See on asi, mida ameeriklased ütlesid. Pole olemas ühtegi Hirohito lauset, kus ta ütleks, et ma loobun igavese isa olemisest. See on väga halb tõlge. Porco Rasento. Ma otsin pärijat, kui keegi tahab just praegu, rääkides tänapäeva geopoliitikast. Kuna tal pole meesjärglast, on see nende jaoks probleem. Arvestades traditsiooni, nad otsivad kuningliku maja pärijat. See on olnud probleem alates 19. sajandist, kui kehtestati saliseadus. Tegelikult oli Jaapani keiserlikus perekonnas esimestel sajanditel vähemalt 1, 2, 3 keisrinnat. Oluline on, et nad oleksid samast suguvõsast, sest naissoost liini puhul saliseaduse järgi. Täpselt, see tähendab, et perekond peab olema see sama, võib olla ka naissoost liin, peaasi, et tütar abiellub mõne kaugema kõrvalharu nõguga. Pescara oma, nagu Fantozzi oma, ja liin on päästetud. Oluline on, et säiliks päikese jumalanna Amaterasu järeltulijate liin. See ongi kõik. Aga see puhta saliseaduse asi ehk ainult meesliini järeltulijad troonile on Jaapanis hilisem nähtus. Kui siin on mõni nipponoloog, siis parandage mind, kui ma midagi valesti ütlen. Seega 2 teokraatiat.
Riigid, kus religioossed rühmad ja organisatsioonid omavad olukorra üle kontrolli, on paljud moslemi riigid omavad tugevat religioosset mõju ja šariaat ehk islami seadus on õiguse allikaks. Saudi Araabial ei ole põhiseadust, sest meil on Koraan näiteks. Võiks tuua palju näiteid. Ka Iisraeli riik ise paneb põhiseadusesse, et see on juudi riik. See tähendab selle etnilis-usulise rühma liikmete riik koos kõigi vaidlustega, mida see endaga kaasa toob. Ja Euroopas on meil usuline organisatsioon, katoliku kirik, mis suutri annetuse kaudu kontrollib üht riiki, üht territooriumi. Kui see ei ole geopoliitika, siis jätan otsustamise teile. Rääkimata sellest, kui Osmanite impeeriumi valitses sultan, kes pretendeeris ka kaliifi hilaafa tiitlit, olles sunniitliku islami prohveti järglane, ameti, mille Mustafa Kemal Atatürk kaotas. Nagu näete, on religioosne jäig olemas paljudes riiklikes organisatsioonides, isegi neis, kus seda ei oskaks oodata. Palun järgmine slaid. Õiguslik raamistik ei hõlma kõike. Näiteks Jaapan, millest me rääkisime, Nepal, Iraan, Vatikan, mida ma nimetan klerokraatiateks, ehk riigid, mida juhib täielikult või osaliselt vaimulikkond. Aga meil on muide, kordan, üks neist vabariiklikul kujul, sest Vatikan on sisuliselt absoluutne monarhia. Iraani Islaamivabariik on vabariik, millel on parlament, põhiseadus, valimised ja nii edasi. Aga ka riigid, mis esmapilgul ei tundu sellised. Rootsist peab kuningas olema protestantliku usutunnistusega. Vaadake riike, kus on ametlik riigiusk. Inglismaa anglikaani usk. Vaadake riike, kus on mingisugune eelistatud religioon, see tähendab, et riik sõlmib kokkuleppeid või konkordaate usuliste ühendustega. Itaalias on katoliku kirik, kuid on ka teisi religioone, millel on Itaalia vabariigiga kokkulepped, seega erinevad tunnustamise tasemed. Siis on riike, kus sellist regulatsiooni ei ole ja on riike, mis on üldiselt vaenulikud usuliste institutsioonide suhtes. Kujutage ette, et jah, viimased kommunistlikud riigid nagu Hiina, Vietnam, Laos, Põhja-Korea ja Kuuba ning terve rida vabariike, mis säilitavad religiooni suhtes sama kahtlust, nagu oli vanal Nõukogude Liidul. Kesk-Aasia stanid, kus valdavalt ilmalikud valitsused on mures islami radikalismi pärast. See ongi see jutt. Nagu näete, võib olla ka usuline riik isegi siis, kui tal pole ametlikku religiooni. Toon näite. Kim Jong-uni, Kimmide dünastia peaaegu jumalik päritolu. Nad on asendanud religiooni isikukultusega. Aga mis see tegelikult on? See on konfutsianismi esivanemate kultus. 1000-aastased kultuurid ja religioonid on inimeste teadvuses, hinges ja ajaloos nii sügavalt juurdunud, et neist on väga raske lahti saada. Ma ütlen seda teatava rahuloluga, kui usklik mees, mul on kahju nende pärast, kes 19. sajandil ütlesid, viimase paavsti soolikatega poome üles viimase kuninga. Kuningad on kõik kadunud, mõni laulab veel Sanremos, paavste on aga ikka veel olemas. Nii et aega on veel. Õigesti, sina touché. Nagu näete, jah, ka teistes riikides siis räägime Hiinast ja siis räägime Vietnamist, nii et siin räägime sellest, milline on seaduslik olukord. Loomulikult on paljudes moslemi riikides keelatud kahjuks, on keelatud olla ateist. See tähendab, et sa pead valima ühe usunditest, ühte raamatu religioonidest, mida sa võid praktiseerida rohkemate või vähemate piirangutega ja suurema või väiksema kahjuga sinu usuvabadusele ning keeluga proselütismi suhtes, aga sa ei saa öelda, ma olen ateist. Näiteks Iraanis, nii ongi. Et sellest räägime varsti. Kasvavat ateismi moslemi riikides mõõdetakse mitteametlike küsitlustega. Aga ametlikult on see keelatud. Ma usun, et isegi vabariiklikes riikides nagu Egiptus olge tähelepanelikud. Muide, paljudes neist riikidest on põhiseaduse järgi president, isegi kui tegemist on vabariiklike riikidega, kes peab olema moslem.
Assadi perekonnal Süürias oli sellega probleeme, sest nad olid alaviidid. Ja paljude moslemite jaoks on alaviidid peaaegu islami piiridest väljas. Khomeini oli see, kes tunnustas alaviite kui suure Shia perekonna liikmeid, seega islami perekonna liikmeid, mingis mõttes seda legitimeerides Süüria alaviidi režiimi. Nii et kui ma lähen Iraani, pean vähemalt ütlema, et olen safaarilane. Ei, sa pead valima endale ühe raamatu usunditest ja paljudes riikides on religioon märgitud isikutunnistusele. Euroopas vist ainult Kreekas, kuid ka seal ollakse sellest kombest üle saamas, mida ma isiklikult pean Euroopas ajast ja arust olevaks. Moslemi maades pead sa olema kas moslem, kristlane, juut, zoroastrian või mõne muu väiksema raamatus Koraanis mainitud usu esindaja. See ongi asja tuum. Kui seda menüüs pole, siis seda ei arvestata. Kui seda menüüs pole, siis sa ei saa seda tellida. Vaatame nüüd pärast seda sissejuhatust järgmist slaidi maailma 4. suurriigi juurde. See väike riik Rooma sees, Leonini müüride sees, mida nimetatakse Vatikaniks, koos Püha Peetruse väljaku, aedade, muuseumide ja apostellike paleedega. Siin on ilus kaart sellest väga väikesest riigist, mis minu arvates on maailma suurima kunstiteoste tihedusega ruutmeetri kohta, sest ma tahan öelda. Ja kõrval mõned andmed katoliku kiriku kohta, seega kiriku personal, vaadake numbreid, et mõista, kui suur kaal neil on. Ma juba kuulen vastuväidet, jah, need on need, kes end katoliiklasteks nimetavad või on sellistena registreeritud, sest nad on ristitud. Võib-olla ei astu nad kunagi kirikussegi ja nii edasi. Sellest räägime hiljem veel. Pidage meeles, et kristluses, kui sind on kord ristitud, siis oledki ristitud. See tähendab, et ristimise tühistamine on äärmiselt keeruline. Selleks on olemas bürokraatlik protseduur. Mina teen seda on võimalik teha, aga see on raske, see on pikk. Sa ei saada lihtsalt kirja ausalt öeldes koos taotlusega ja nii edasi. Mina olen seda teinud. See oli minu pooleldi metallimehe periood, nii et ma tegin seda Livorno 7 püha kirikus. Nad vastavad sulle 6 kuu pärast. Aga jah, tehniliselt saab seda teha. Sest kui sa ei saa seda teha, tegelikult saadavad nad sulle matuse korraldaja, kes üritab sind ümber veenda, aga ma saatsin ta tagasi sinna, kus ta tuli. Tehniliselt saab seda teha. See on raske, see on keeruline, see võtab aega selles mõttes, mis on mõte. Kristuse jaoks peetakse teda kristlaseks. Ma ei räägi katoliiklasest ehk katoliku kiriku liikmest, vaid teda peetakse kristlaseks. Igaüks, kes võtab Jeesuse Kristuse vastu oma issanda ja päästjana, igaüks, kes on ristitud ja tähelepanu, kirikud peavad ristimist tehtivaks, ükskõik, kes selle läbi viib, ükskõik, milline ristitusele läbi viib. See tähendab, et teoorias äärmise vajaduse ja kiire loomulisuse korral, mis oli kasulik stalinistike tagakiusamiste ajal, gulaagides ja nii edasi, võib iga ristitud inimene ristida. Preestrit ei ole vaja, see tähendab, et mina, olles ristitud, võiksin ristida kedagi, kes seda minult palub, veega ja teda piserdades. Ja luterane võib ristida kalvinisti, nelipühilast, ehk igaüks, kes on kristlane, võib ristida. See ristimine kehtib ka katoliku kirikus, kui oled kristlane. See on tõesti üksmeel, mille kõik kirikud on andnud. Lahknevustes 2000 aasta jooksul on nad selle varastanud, andnud rüütlite ordule. Kas rüütel võib hobust? Aga rüütliks nimetamine, nüüd kui suur troonide mängu fänn, rüütliks nimetamine on üle võetud. See muutub pühaks, kui üle võetakse ristimise ja kimmitamise rituaal. See kuulub sellesse sügavalt kristliku kultuuri konteksti. Millised ristimised ei loeta kehtivaks? Kristlikud kirikud ei tunnista näiteks mõnede väikeste rühmade nagu Jehova tunnistajad ristimisi, sest Jehova tunnistajate jaoks ei ole Kristus Jumal. Teatud mõttes on ta päästja, kuid mitte issand. Seega Jehova tunnistajate ristimine ei ole kristlik ristimine. Aitäh! Nelipühilaste või evangeelsete kristlaste ristimine on küll kristlik. Ja meie katoliiklaste ristimine on nende jaoks samuti kristlik. Vähemalt nii see peaks olema. Nüüd palun järgmine slaid.
räägib arvudest, ka kiriku töötajatest, keda on terve armee. See on armee, mida näitab ka see, et üks tähtis isik kiriku ajaloos lõi Püha Ignatius Loyola sõjaväeliste auastmetega ordu, millel on kindral, jesuiidid. Jesuiidide kindralid kutsutakse mustaks paavstiks tema võimu tõttu. Tegelikult oli jesuiifide kindrali ja paavsti vahel reegel. Kunagi ei tohtinud jesuiit olla paavst ega paavst olla soositud. Me teame, millal see reegel tuli, vähemasti eelmisel ringil kõlab see nii, aga see on sarnane, aga miks ja kelle jaoks? Jesuiidid on Kristuse sõdurid, kes pidid vastanduma tõusvale protestantlikule liikumisele ja evangeliseerima uusi kolooniaid, mida Euroopa üle maailma lõi. Nüüd on neid palju. On olemas katoliku kiriku jõud, selle organiseeritus, asjaolu, et see on struktureeritud ning protestantide jõud. Vähemalt mitte ajalooliste protestantlike kirikute puhul, mis on võtnud väga ratsionalistliku suuna. Uute protestantlike kirikute, karismaatiliste, evangeelsete, nelipühilaste ja nii edasi. Jõud seisneb nende läheduses rahvale. Mida katoliku maailmas ei ole mõtet seda eitada, võib-olla jääb natuke vähemaks, kuid kirik on oma organiseerimisvõime ja õpetusliku rangusega suutnud tagada endale 2000 aastat ajalugu. Ja ületada mitmeid väljakutseid, sest täna me ütleme, et maailmas toimub ilmalikustumine, mis ohustab katoliku kirikut, on olemas islam, mis meid ohustab, eks. Kui palju poliitilist propagandat ehitatakse üles islami ohu peale, mida minu arvates Euroopas ei ole, lihtsalt ei ole. Isegi mitte demograafiliselt, seda näeme hiljem. Ometi on olnud kiriku ajaloos perioode, kus tõesti arvati, et katoliiklus on kadumas, alates barbarite sissetungidest. Barbaritega, kes olid arianistlikud kristlased. Kuni keskaegse Euroopani, kus Kristus oli taandunud peaaegu ainult karolingide impeeriumisse ja Bütsantsi, islami sõjalise ja poliitilise tõusuga, kommunismiga. Nii et kiriku ajaloos on korduvalt kardetud, et see võib kaduda. Ta on alati nendele väljakutsetele vastu astunud ja neist üle saanud, see pole sugugi iseenesest mõistetav. Nii vanade institutsioonide seas maailmas on meil vaid Jaapani dünastia. Imperiaalne dünastia, mis on 1400 aastat vana, 1500 ja see ajab mind naerma ning Briti monarhia, mis on aastast 1066. Nagu ma ütlen, 4. kõige kauem kestnud institutsioon on Sanremo festival. Siis rohkem ei tulegi meelde. See on Itaalias peaaegu nagu religioon. See on Itaalias peaaegu nagu religioon. Nii et te mõistate, millist mõju see inimeste kultuurile avaldab. Kriitik võiks öelda, et see mõju on negatiivne. Aga olge ettevaatlikud, sajandite jooksul, ütleme siis keerulisemal keskaja perioodil, neil sajanditel, millest meil on väga vähe kirjalikke allikaid, 7. ja 8. sajand P.K., ma ei taha midagi välja mõelda. Pikas plaanis olid need, kes säilitasid klassikalist kultuuri, kloostrites, kiriklik maailm, need, kes tõstatasid sotsiaalse õpetuse teema. See kõik mõjutas lääne ajalugu. Kas on õige öelda, et kiriku lähenemine on alati olnud teadusliku progressi vaenlane? Kas on õige öelda, et ainult protestantlus lõi kapitalismi, nagu ütles Max Weber? Sest siis Fernand Braudel võtab andmed ja näeb, et 15. ja 16. sajandi kaubalinnades olid nii protestantlikud kui ka katoliiklikud kapitalistid. Seega ei ole kirik alati olnud tagurlik ja minevikku klammerduv jõud. Kirik muutub reaktsiooniliseks Prantsuse revolutsiooniga, sest ta kardab jakobinismi. See tähendab, et arusaam kirikust kui tagurlikust ja teadusvastasest jõust on autonoomia ajastu nähtus. Arusaam kirikust. Ma ei ole sellega päris nõus, olen lugenud raamatuid, mis umbes arvutasid, kui palju inimkonna arengut on religioon pidurdanud. Olgu jah. Teaduslike avastuste tasandil. Ma ütlen sulle seda naljaga, mida ütleks Woody Allen. Õige reaktsioon õigetele asjadele.
Nagu ma juba alguses mainisin, mul on selle teema suhtes eelarvamus. Mul on raske üldiselt religioosse nähtuse kohta halvasti rääkida ja ma püüan esile tuua positiivseid külgi. Näiteks nõiajaht. Nõiaprotsessid ei ole keskaegne nähtus, sest need toimusid 15. ja 16. sajandil, seega pärast keskaja lõppu ning saavutasid haripunkti 17. sajandil. See ei ole ainult katoliikliku maailma nähtus, sest see esines eriti just protestantlikus maailmas ning on seotud ajalooperioodiga, mil ebausk jõudsalt kasvas. Meil keskaegses Euroopas 11. ja 13. sajandil olid piiskopid, kirikutegelased ja vaimulikud, kes ütlesid, et need on rumalad ebausud ning õpetasid inimestele, et nad ei tohiks nõidadesse uskuda. Piinamine kuritegudest ja karistustest. 18. sajand, jah? Ei, see on täis võltsinguid, ferrineitsi ja nii edasi. Siin oleks Utra Sabage, kes tegeleb uusaja ajalooga ja eelkõige usu tagakiusamise ajalooga. Nõiajaht, ütleb ta. Jah, just need asjad. Väga liialdatud müüdid. Paljud asjad on tõesti edasi antud liialdades. Numbrite, vormide, meetodite ja nii edasi ja nii edasi. Näiteks kuritegudest ja karistustest, seal on Cesare Beccaria, meie seostame piinamise kriitika just temaga, valgustusaegeks. Valgustusajaga hakatakse ütlema aitab piinamisest, inkvisitsioonist. Tegelikult on meil juba teolooge ja õigusteadlasi, keskaegseid vaimulikke nagu Alberico da Rochate, minu kaasmaalane Bergamost, kes juba hiliskeskajal hakkasid ütlema, et ülekuulamisel ei tohi piinata. Sest hetkel, kui sa piinad, oled sa sadistlik, sa naudid seda, see on kurat, kes sinusse siseneb. Süüdistataval on muide ka õigused. Nii et olge ettevaatlikud, see juhtum on keeruline, religioonid ja katoliku kirik ei ole inimkonna ajaloos ainult taandarengut põhjustavad jõud. Ma annan selle teile mõtteaineks. On selge, et nad on teinud hulgaliselt sigadusi ja võib-olla teevad neid siiani. Aga on olemas üks väga ilus lause Caparezalt, mida sageli tsiteeritakse. Jumal andis mulle aju, kui ma seda ei kasutaks, oleks see talle lugupidamatuse avaldamine. Pole midagi lisada. See Caparezza lause on väga ilus. Absoluutselt mõistlik, pole midagi lisada. Niisiis, katoliku kirikul on lisaks oma riigile ka politsei ja luureteenistus. Tuleme selle juurde tagasi. Üks tähtsamaid finantsasutusi on ka IOR, Usutegude Instituut. See ei ole pank, juriidiliselt ei ole see pank, see on midagi muud. See on nagu hoiupõrsas, aga minu teada ei ole see pank. Seda ei kontrolli Itaalia pank. Tal ei ole pangalitsentsi, ei Itaalia ega Euroopa Liidu oma. Seega juriidiliselt ei ole see pank. Seda nimetatakse Istituto Opera Religiose. Ja sellel on tõesti ülemaailmne kohalolek. See on demograafiliselt kõige suurem usutunnistus, konkureerib sunniikliku islamiga. Sunniiklik islam kasvab teidi kiiremini. Siin on meil liimesi kaart, mis annab meile mõned arvandmed. Katoliikluse protsent, katoliiklased erinevates riikides. Siis loomulikult, Mirko, palun jaga neid slaide, et saaksime need kättesaadavaks teha ja lõpuks leiate ka arvutused. Veel üks kaart, mida ma palun sind järgmisel slaidil näidata. Kus on katoliiklased? Sest kui mõelda kristlusele, katoliku kirikule, siis mõeldakse Euroopale. Jah, Itaalias on oluline arv katoliiklasi, Hispaanias, Poolas samuti, aga võrrelge seda nende riikide elanikkonnaga. Saksamaa, mida me peas peame protestantismi hälliks. Suurbritannias pole see sugugi tühine. Inglismaal toimub isegi usklike üleminek anglikaani kirikust katoliku kirikusse. Aga vaadake Filipiine. Vaadake Brasiiliat. Vaadake hoolimata evangeelsete kirikute pealetungist. Vaadake Mehhikot ja vaadake Ameerika Ühendriike. Vaadake Ameerika Ühendriike. Kui ma ei eksi, siis arvan, et katoliiklased on siiski suurim üksik usulahk. Kui võtta kõik protestandid kokku, siis neid on Ameerika Ühendriikides rohkem.
aga kui võtta üksikuna, siis suurim kirik on minu teada katoliku kirik. Ja noh, Aafrika pole ka sugugi vähe esindatud. Nii et hakkate aru saama, et me räägime institutsioonist, mis on ühtlasi riik, usuline grupp ja millel on globaalne kohalolek. Üks hetk, ma sulgen akna, sest tänavamüra kostab sisse. Tulen kohe tagasi. Jah, seni hoian juttu käimas natuke žongleerides. Need nähtamatud asjad. Pane tähele, Poolas elab umbes 40 miljonit inimest, 42-43. Valdav enamus neist on katoliiklased. Muide, varem see nii ei olnud. Kui mõtleme lahingutele Teutoonia ordu rüütlite ja Poola-Leedu kuningriigi vahel, siis tegelikult nad ei olnud kristlased. Teutoonia ordu kristjaniseeris neid. Vähemalt ametlik ettekääne oli see. Siis läksid nad oma rada, nagu sageli juhtub nende ordudega, mis alustavad mingi ideega, aga siis haaravad võimu ja keskenduvad ise võimule. Aga hiljem said neist sisuliselt Kesk- ja Ida-Euroopa peamised kristjaniseerijad. Täpselt nii. On huvitav näha, kuidas religioon muutub kasulikuks ka selleks, et saada toetust ja vältida probleeme. Kindlasti aitas Poola ristiusustamine neil vältida täiendavaid Saksa ordu rüütleid, kes tulid tüli tegema. Sõda kristlaste vahel mitte. Allora, tegelikult need Kesk- ja Kesk-Ida-Euroopa alad, nüüd kui poolakatele öelda Ida-Euroopa, siis nad ihastavad nagu mangustid. Kesk-Euroopa, ütleme siis Kesk- ja Kesk-Ida, paneme nii. Need on Euroopa kõige hiljem kristjaniseeritud alad. Seal oli paganluse koldeid veel 14. sajandil. Aga olge tähelepanelikud, tegelikult on paganluse ja traditsiooniliste kultuste jäigi alles kogu Euroopas. Karneval. Kas need pole mitte ladina saturnaalid, mida tegi katoliku kirik? Ta sai aru, et ei saa otse paganluse vastu minna ja seetõttu võttis selle üle. Nii et laseme Kristusel sündida 25. detsembril. Mitraring. Paganlikud viljakuspeod. Me võtame need üle, lubame neil päevadel aastas inimestel riietuda naisteks, purju jääda, süüa, end välja elada. Ta sai asjast aru. Ained, mis on tüüpilised paganlusele. Kalapeakujuline müts, mida kandsid kunagised preestrid. On palju asju, mis on siit-sealt võetud. Aga see on nutikas meetod. Sest lõpuks pead sa eelneva omaks võtma ja selle ümber kujundama, mitte vastuollu minema. Sest see on kõige lihtsam meetod. See oli ka roomlaste meetod, kui järele mõelda. Ja. Nii, millist mõju avaldas see mõtteviis roomlaste tehnikale rahvaid kontrollida, lihtsalt neid endasse haarates, ilma et liiga palju asju keelataks? Suur jesuiit Francesco Saverio, lähed Hiinasse, riietud hiinlaseks, õpid hiina keelt, tõldib katoliku ja kristlikud pühad tekstid hiina keelde ja tegutseb seal. Kuidas ma seletan hiinlastele Maarjat, Neitsi Maarjat? Ma võtan Guan Yini, budistliku heatahtlikkuse jumalanna, keda kujutatakse hea naisena ja panen Neitsi Maarja kujutise Yini kujutise peale. Kes on tegelikult bodhisattva, budistlik pühak nimega Avalokiteshvara Indiast. Nii et ka Hiina, need suured impeeriumid neelavad endasse, suured impeeriumid neelavad endasse. Nad ei lähe lihtsalt ja ei pühi minema kogu eelnevat pärandit. Õige, härra Putin. Suurtel impeeriumitel on oma tsivilisatsiooni jõud. Nad ei karda kedagi. See on meetod, mida nad kasutasid ka Jaapanis. See ei toiminud eriti hästi.
Francesco Saverio, kes oli jesuiitidest missionär, ma ei mäleta, kas ta oli pärit Itaaliast või Portugalist ja nii edasi, tõi kristliku religiooni Jaapanisse ja nad pöördusid väga kiiresti, umbes 300 000 inimest, kui poleks olnud seda, et Jaapanil oli see kinnisidee end sulgeda ja sisuliselt tapsid kõik kristlased maha, nii et alles jäid ainult varjatud kristlased. Jah, Kakure Kirishitanid, jah. Kakure Kirishitan, midagi sellist. Ja igatahes suutsid nad seespool ellu jääda, nii et see on tegelikult tänaseni olemas. Need väiksed rühmad, hiljem taastati see kirik, kui olete näinud telesarja Shogun. Näete, et enne Tokugawa Jaapani ühendamist oli periood, kus Kristus levis, sest Tokugawa või just Tokugawa dünastia püüdis selle kõrvaldada, et sulgeda Jaapan Kristuse eest, sest nad kartsid, et see võib olla Euroopa imperialismi 5. kolonn. Tal oli õigus, paljudel juhtudel oli tal õigus, eks. Paljud Euroopa impeeriumid saatsid esmalt missionäärid kultuurilise avanemise jõuna ja alles siis tulid poliitiliselt sisse. Teutoonirüütid tegid mõlemad korraga, just nii. Nii et nüüd järgmine slaid. Natuke numbreid, natuke demograafiat. kristlased moodustavad kokkuvõttes maailmas suurima ja levinuima usulise rühma, kellele järgneb loomulikult islam. Sellesse kategooriasse peaksid kuuluma hiinlased, kuid tegelikult Hiinas inimesed ei tunnista end sageli nii. Aga see pole päris täpne. Eelmisel suvel umbes samal ajal olin ma Shanghais, läksime Shanghai vanimasse budistlikku templisse ja see oli täis noori, kes palvetasid. Nuured, kes palvetasid Buddha poole. Ja ma küsin giidilt. Aga te peaksite ju siin olema kommunistid ja nii edasi. Kuidas siis nii, et ma näen templit täis noori? Ja ta kordas mulle sama lauset. Hiinas on usklikkus olemas, aga ametlikult on riik ateistlik. Nii see on. Okei, aga miks ma näen Hiinas on usuvabadus, kuid ametlikult on riik ateistlik? Jah, aga ma palusin sul 3. korda selgitada. Hiinas on, peatu, ära ütle mulle seda, mida sul kästi öelda, ütle mulle, mida sina ise arvad. Jah, tegelikult paljud noored palvetavad eriti ülikooli eksamite pärast, et eksamid läbida. Noorte seas on toimunud tagasipöördumine usklikkuse juurde. Hiinlastel ja jaapanlastel on pikk sünkretismi ajalugu. Konfutsianism kui elufilosoofia, millele lisanduvad rahvapaganlus, taoism ja budism Hiinas. Jaapanis on konfutsianism elufilosoofiana ning shintoism ja budism. Abielu sõlmitakse shintoistliku rituaaliga. Nooruse ja lapsepõlve ülemineku rituaalid tehakse shintoistlikult. Elurituaalid ja matused budistliku rituaaliga. Enesevaatluse ja leinahetk on budistlik. Nii et see ilma usulise kuuluvuseta, kuid need on Pew Researchi andmed, mis on usaldusväärsed. Islami kasv on kindlasti väga oluline ja tugev, ka Kristus kasvab, kuid aeglasemalt. Katoliiklik Kristus ja evangeelne Kristus kasvavad, kuid aeglasemalt. Kasv toimub pöördumiste arvelt ja ainult Aafrikas ka demograafiliselt. Islam kasvab demograafiliselt ja tegelikult väga vähe pöördumiste arvelt, vähem kui võiks arvata. Siis on olemas andmed, mida siin ei arvestata. See tähendab seda, et islami ajaloolistel aladel ehk Araabia riikides, Iraanis ja Türgis noortel on reaktsioon tervele reaale pealesurumistele. Seega toimub ateististumine. Eriti just kõige ilmalikumas Araabia riigis, milleks on Tuneesia. On huvitav, et Kristusel on alati olnud sellised tegevused, isegi veidi varjatult selles mõttes. Ma tulen sinna, et sind aidata, sest sul on raske olukord ja kasutan seda ka võimalusena religioossest vaatenurgast sisse pääseda. Ma ei mäleta suuri humanitaarmissioone, mida oleksid teinud moslemid.
saad selle meetodi kasutamist sissepääsuna. Ei, selles mõttes. Ja muidugi, kuna see on keskendunud Aafrikale ja Aafrikas demograafia plahvatab, piisab kui mõelda Nigeeriale. 1970-ndatel oli seal 80 miljonit inimest. Nüüd on neid 230 miljonit, midagi sellist. Aafrika on ainus piirkond, kus rahvaarv tõesti kasvab. Teistes kohtades, näiteks Aasias, näete rahvaarvu kasvu, aga see on pigem inertsist tingitud kasv. Sul on palju noori, palju naisi, viljakas eas. Ja kui iga üks neist naistest sünnitab vaid ühe lapse, siis rahvaarv kasvab enne kui hakkab vähenema. Ida-Aasias rahvaarv juba väheneb, tegelikult Hiinas võltsitakse rahvaloenduse andmeid üsna heldelt, võib-olla on sinna lisatud umbes 80 miljonit elanikku juurde, hiinlastel on selline komme numbritega manipuleerida. India on tohutu suur, aga indialased saavad nüüd juba vaid veidi rohkem lapsi kui asendusmäär, see kuulus 2,1 ja nad langevad peagi alla asendusmäära. Te ei pea vaatama varu, vaid voogu. Te ei pea vaatama kõverat, vaid kõvera tuletist. Demografias ja statistikas tehaksegi nii. Aafrikas mitte, seal kasvab rahvastik ja lapsi saadakse ikka. Tegelikult ka seal 1970-ndatel oli 6-8 last naise kohta. Täna on võib-olla 5, aga 5 on ikkagi palju. Sellises riigis nagu Nigeeria, kus on nii palju noori ja nii palju fertiilses eas naisi, muidugi seal tulebki kasv, just seal näed islami kasvu. Ehk siis see legend, et moslemid vallutavad Euroopa, ei vasta tõele. Miks? Sest jah, ühe põlvkonna jooksul võtavad moslemi naistel üle kohalike paljunemiskäitumise 1 või 2 põlvkonna jooksul. See on hea küsimus. Pöördumisest, seega paljudest asjadest, uuenduse põhimõtetest, mis mõjutavad demograafiat. Kas see võib olla nii? Võib olla, mul ei ole sellele küsimusele vastust, aga kui küsimus on, kas võib olla, vastus on jah. Kui on vastus, siis ma ei tea. Aga siiski küsimus. Võib-olla on see stabiilsem selles mõttes, et ma näen ikkagi stabiilsust kristlikus maailmas vähemalt viimastel aastatel. Ja. Põhimõtteliselt jah. Sostanzialmente sì. Aga ole ettevaatlik. Religioon ilmub välja kohtades, kus sa seda kõige vähem ootad. Vaadake näiteks NSV Liitu, kus oli ametlikult väga repressiivne kommunism. Stalin oli käinud usukoolis ja seminaris, mind ta mõtles religioossetes kategooriates. Aktiivne ateist oli Lenin koos Trotskiga. Stalin mõtles religioossetes kategooriates. Stalin võtab kommunismi ja muudab selle religiooniks. Kaaber ütles, et keegi oli nii ateist, et oli vaja teist kirikut. Täpsemalt ütles üks vene kommunistlik teoreetik, et kommunism on 4. suur lunastusreligioon. Täpselt nii ütles üks vene kommunistlik teoreetik, et kommunism on 4. suur lunastusreligioon, mis on sündinud judaismist. Pärast liberalismi, kristlust ja islamit. Üks kirik, üks doktriin, inkvisitsioon, KGB, templirüütlid. Doktriini ortodoksia, termin ortodoksia, isikukultus, surnute kultus. Kommunistlike liidrite matused olid midagi erilist, Toljatti matused. On olemas film, mille on teinud üks väga tähtis Itaalia režissöör, ma ei mäleta tema nime, mis räägib Itaalia kommunistliku partei liikmete matustest, Toljatti matustest. Ma arvan, et leiate selle isegi YouTube'ist. Siis koreograafiad, Lenini kultus. Vene kodudes on ikoninurk. Valitsus julgustas seda nimetama Lenini nurgaks, Lenini pildiga. Ja siis oli sul kõrvuti kaasa nii musta jumalaema ikoon ja Lenini pilt, mõlema ees küünal. Nii et religioon jääb alles, sest see on mõtteviis. Üks suur religiooniloo uurija Julian Reese on olemas. Mircea Eliade pika mõju all, kes on see, kes leiutas religioonide antropoloogia. Ta väitis, et religioossus on inimesele kaasa sündinud. See tähendab, et hetkel, kui primaat laskub puult alla ja vaatab taevasse ning võrdleb oma surelikku lõplikkust kosmose lõpmatusega, sünnibki religioosne nähtus. Seega viib ta selle isegi primaatide, esimeste inimeste juurde tagasi. Kindlasti küsime me kõik endalt, mida kuradit me siin teeme.
täpselt nii. Ja see ongi esimene küsimus, mille endalt küsid. Mina isiklikult olen alati otsinud, kui sa ei suuda midagi seletada, siis mina ei ole kunagi, ütleme nii, peitu pugenud. Mitte keegi on selle loonud, vaid see tähendab lihtsalt, et praegu me ei suuda seda seletada, ütleme nii. Mul on selles mõttes alati olnud teaduslik mõtlemine. Me ei suuda seda seletada, aga see ei tähenda, et ma pean välja mõtlema veel mingi teise põhjuse, mida on veelgi raskem õigustada. Antonio Stigli, kas paavsti reis Poolasse sel nädalal võib sümboolselt tähistada Nõukogude Liidu võimu lõpu algust Ida-Euroopas? Vaata, enne kui ma sellele vastan, ma just valmistasingi selle ette, vaata, mul on siin pilt Lech Walesast seal Lenini laevatehastes, kes saab paavst Wojtyla toetuse. Enne seda tänan ma sponsorit. Tuletan teile meelde, et seda otseülekannet sponsoreerib Inkooni. Ma kujutan ette, et teil on sama lugu. Nagu minagi saate te pidevalt neid neetud telefonikõnesid, mis tulevad igal võimalikul hetkel. Ja te ei tea, kuidas te nende nimekirjadesse sattusite. Teadke siis, et iga kord, kui olete registreerunud mõnel veebilehel või tasuta teenuses, jutumärkides tasuta, siis kui see oli tasuta, tähendab see, et tegelik toode olite teie ise. Mida siis Inkooni teeb? Inkooni on põhimõtteliselt teenus, mis vahendab teie eest suhtlust andmevahendajatega, teie andmete asjus. See läheb nende juurde, palub neil andmed eemaldada, mõnel puhul võtab see rohkem aega, mõnel vähem ja nii edasi. Mis on eesmärk? Vähendada nende andmete hulka, mis teie kohta veebis ringleb. See aitab mitte ainult vältida teie andmete edasimüüki turunduse eesmärkidel, vaid ka vähendada rämpsposti, soovimatuid e-kirju, telefonikõnesid ja muud taolist. Seega on Inkooni teenus just selleks, et eemaldada need andmed. Vähem andmed internetis tähendab vähem võimalusi profiilide loomiseks, aga ka sihitud rünnakute nagu andmepüük, petukirjad ja muu sellise vähenemist. Erinevalt teistest ei müü Inkooni teie andmeid edasi, vastupidi. Ta kasutab neid lihtsalt teie kasuks. See maksab vähe, tegelikult väga vähe, sest kui kasutate minu koodi, saate 60% soodustust. Lisaks saate selle igal ajal sulgeda, nii et see pole isegi peale tükkiv asi. Ja lisaks lahendate nii minu kui ka enda probleemid. Pidage meeles, kui teid ei leita, ei saa teid ka tülitada. Ja mina lisan alati oma tunnuslause, kui palju väärtustate oma aega. Mõned sõbrad on seda teinud, isegi inimesed, kes tegid käsitööd või füüsilist tööd ja iga kord pidid redelit alla tulema, kui olid tööga ametis, et võtta vastu see neetud telefonikõne. Kogu see aeg on nüüd kokku hoitud. Ja lisaks toetate seda, mida me teeme presidendi, Kapitiini, Lanzara ja kõigi teistega. See võimaldab meil olla sõltumatud ja öelda täpselt seda, mida tahame. Ilma, et peaksime aru andma, jumal küll, kas sellel videol läheb hästi või mitte, kas teema on väga populaarne või mitte. See näiteks võimaldab teha otseülekandeid Lõuna-Ameerika lõunaosa teemal, samal ajal kui teised YouTuberid võib-olla otsustaksid mitte rääkida vähemus või vähem jälgitud teemadest, sest need ei too kaasa tohutuid klikke. Sponsoreid on vaja ka selleks ja samuti reklaami jaoks. Nii et ärge vaadake neid põlgusega, sest need võimaldavad meil tegeleda väiksemate teemadega, ilma et peaksime muretsema, ütleme nii, asja ärilise kaalu pärast. Oleme kohal. Keegi mainis vestluses, et film Togliatti matustest on Itaalia vendade tehtud. Õige? Ma vihkan, kui mind filmi teemadel parandatakse. See on tõsi, aitäh märkamast. Film on Sovversivi, ma panin selle lingi vestlusesse, saate seda YouTube'is vaadata. 2 meie kinogiganti, vennad Taviani, itaallased. Mis puudutab seda presidenti, 2 selgitust. Üks on, ütleme, üsna etümoloogiline, peaaegu etioloogiline. See on see, miks ma tavaliselt olen elegantselt riides, sest ma ühendan end kontoriga. Tegelikult on tõeline põhjus see, et esimesed ühendused tegin väga halva ühendusega, külmusin tihti nagu Andreoti Kanal 5, kus reporter ütles president, meenutades siis seda stseeni. Nii et näed. On ka kanalite lugu, eks. Kuidas need tekivad, näiteks miks Marko Bussi nimi on The Man in the Low Closet, sest tema tegi otseülekandeid kell 3-4 öösel, me kohtusime seal ja loomulikult, et mitte perekonda segada, lukustas ta end põhimõtteliselt vanni tuppa, ma ei mäleta täpselt mingisse pagana pani paika kell 3-4 öösel, sellepärast ongi ta The Man in the Low Closet. Täpselt.
Nii et palun järgmine slaid. Te teate, et mul on raamatute nõrkus. Mida te minult tahate? Tegelikult ei Paavst Wojtyła enne raamatuid. Tõenäoliselt Wojtyła, arvestades, et reaalse aktiivse geopoliitika näiteid ja nii edesile, ta oli ka omamoodi paavst, ütleme nii, erilisel ajal. Seega lubas ta endale ka teatud järeleandmisi, mida teised poleks teinud. Ta käis suusatamas, me teame seda, ta oli üsna eriline. Kindlasti oli Wojtyła tegevusel Poola Solidarności liikumise jaoks suur tähtsus. Ta mainis, et 2020 aastal tähistati 40. aastapäeva. Ta toetas ja saatis ka mitmeid kirju laiali, mitte ainult Lech Walesale, Baratoole siin Liedini tehastest väljaspool ja needale. Ta saatis ka kirja Brežnevile, kus ta kinnitas Poola suveräänsust. Paavst ehk pontifex kirjutas Nõukogude Liidu juhile. Kujutage ette täna midagi sellist. Mida selle kohta öeldaks? Poliitiliselt aktiivne paavst, kes sekkub poliitikasse, see oli võib-olla rohkem kavaliere stiil, aga saate aru küll. On huvitav näha, et sellel oli väga suur mõju. Loomulikult ammutab ta palju Poola kristlusest, mis oli sellele toetusele eriti vastuvõtlik ja nii edasi. Hiljem tuli välja, et aastate jooksul rahastati Poola kirikut ka väljaspoolt. Niipea kui Nõukogude blokk kokku varises, anti kohe tagasi väga palju asju. Sama juhtus ka Rumeenias. Rumeenias Ceausescu ajal ei saanud usku avalikult praktiseerida. Seda tehti eraviisiliselt, kohalikul tasandil, preestrid olid ikka veel olemas. Ja kuidas olukord lahenes? Praktiliselt kõik sündis uuesti. See tähendab, et oli olemas põrandalune liikumine, mis tegutses aktiivselt. Jah, selle mõju, see asi on veigile teada ja aitäh, Mirko, et seda meenutasid. Ma nägin 2 küsimust, mille võtan vestlusest, kui ma tohin seda teha. Leonardo Drago ütleb meile, Leonardo Drago 893, tere õhtust, Põhja-Iirimaal hakkavad katoliiklased protestantidest arvuliselt üle olema. Kas see võiks viia Iirimaa ühendamiseni? Jah, katoliiklaste demograafia on dünaamilisem kui protestantide oma. Võiks küll, vastus on jaatav, aga see võib juhtuda alles väga pika aja pärast. Ja igal juhul pean seda mitte võimatuks, kuid ebatõenäoliseks. Sest suure reede kokkulepped on tõesti väga habras tasakaal, millele sellel territooriumil rahu tugineb. Seega tuleb olla ettevaatlik. See territoorium muutub jõukaks, sest tänu kokkulepetel Euroopa Liiduga on see Ühendkuningriigi värav Euroopa Liiduga kauplemiseks. Mööda maad, ilma tõketeta ja nii edasi. Võib-olla aitab seal piirkonnas rohkem heaolu rahu saavutamisele kaasa kui kõik muu. Eks näeme. On veel üks küsimus, mille tahaksin esile tõsta, sest see on huvitav küsimus. Ma lähen ja püüan selle kinni. Rahastused. Ja Argentiina kadunud inimestest. Tegelikult tundis ta selle vastu huvi, kas kirikus olid mõned ringkonnad, mis olid veidi reaktsioonilisemad ja sõjaväevalitsustele lähemal. Kas kirikus olid ka progressiivsemad ringkonnad, mis olid rahvale lähemal? Ja eriti diktatuuri ohvritele. Seega olid kirikus teatud ringkonnad, keda need sündmused huvitasid. Pidage meeles, et suurim vastasseis katoliku kiriku ja Ameerika-meelsete sõjaliste diktatuuride vahel toimus Kesk-Ameerikas, mitte Lõuna-Ameerikas. Kui Nicaragua kontrat tapsid Monsignor Romero, peapiiskop Romero, kes tapeti kirikus mis ajal. Nii et seal oli vastasseis kõige teravam, nii et CIA korraldas terve operatsiooni, et levitada ja toetada protestantlikke kirikuid Ladina-Ameerikas. Nii et sul on olukord, kus Ameerika Ühendriigid muutuvad üha katoliiklikumaks tänu latiinode immigratsioonile ja traditsioonilisemate protestantlike rühmade üleminekule katoliku kirikusse, nähtus, mida tuleb mõista,
ning samal ajal muutub Ladina-Ameerika üha protestantlikumaks. See on tingitud Ameerika-meelsete ja Iisraeli-meelsete evangeelsete liikumiste levikust loomulikult. Nii et tegelikult olid need pinged ja lõhed olemas, kuidas siis teisiti? Mitte peamiselt Argentiinas. Kuigi kogu Ladina-Ameerika jesuiitide maailmal olid huntadega mitte kõige paremad suhted. Norena kuulus paavst Franciscus ühte liikumisse. Raudkaardi vägi, peronistlik vasakpoolne liikumine, seega mitte kommunistid, olid Peroni lähedased. Mitte kommunistlik paavst, ei, vaid peronistlik vasakpoolne, raudkaardi vägi ja kogu jesuiitide maailm ühesõnaga on samuti revolutsionääridega flirtinud. Fidel Castro õppis jesuiitide juures näiteks ja siis on veel kogu vabastusteoloogia teema. Aga siin jätan ma selle Mirko Ladina-Ameerika ekspertide hooleks. Vabastusteoloogia juurde küsin vaata Diego Batistesse käest, kas ta tahaks teha otseülekande religiooni või üldse kristluse võimust Lõuna-Ameerikas. Siin küsin ma ka paavstide käest, aga tahan rääkida üldisel tasandil. Vatikani riigisekretäridele, Casaroolile. Ma lisaksin siia ka Tsupi selle põhjal, mida ta praegu teeb, isegi kui ta on kardinal. Jõuame ka Ukraina teemani loomulikult. Toimus Ukraina sõja ajal paavstide vahel tohutu muutus. Nii seisukohtades, kinduses kui ka avaldustes. Näete, seal ongi see erinevus. Poola paavst ei saa olla venemeelne. Kuigi Voitiva polnud see russofoob, kelleks teda on kujutatud, kuulutas ta Püha Kirilli ja Metoodi Euroopa kaaspatroonideks. Koos Püha Benediktusega, sest ta vaatas palju ida poole ja tal polnud halbu suhteid õigeusu kirikutega. Paavst Franciscusele, ühesõnaga Ladina-Ameerika jesuiidile, kes on näinud Argentiina diktatuuri ja nii edasi, ei saa sa nõuda, et ta oleks Ameerika-meelne. Sellel paastilt ei saa sa nõuda, et ta oleks Ameerika vastasuse vastane. Tundlikkus Ukraina suhtes on erinev ka sellepärast, et Ukrainas on olemas Ukraina Kreeka katoliku kirik, mis on Ukraina iseseisvuse ja identiteedi tugisammas. Loomulikult, alates 19. sajandi esimesest Ukraina natsionalismist. Seega loomulikult erinevad tundlikkused. Iga paavst kannab endaga kaasas ka oma kogemusi, kultuuri ja ajalugu. Jõuame nüüd Vatikani organisatsiooni juurde. Annan teile lugemismaterjali. Vastan sellele küsimusele lugemissoovitustega. Neile, kes loevad prantsuse keelt, aga on olemas ka tõlge itaalia keelde. Arretant le catholique. See on väga ilus ja sisutihe raamat, mis seletab katoliiklust kui õpetust, kui organisatsiooni, kõike. Kuidas kirik toimib? See on see põhiraamat, millega alustada lugemist. 2 head raamatut Kristluse iidsest ajaloost, mis ei piirdu ainult Euroopaga. Kristluse kadunud ajalugu, kiriku kuldne aastatuhat Lähis-Idas, Aafrikas ja Aasias. Ja kristluse algus, juhend, Romano Penna, see on see 12 apostli värk, kinnisidee 12 suhtes ja nii edasi, mis ulatub isegi Gilgameshi eeposeni. Täpselt nii. Ja sellest ajast, kui selle tüüpi numbrit kasutatakse või idee, et meid on loodud mudast, see on Gilgameshi eepos. Mana traditsioon, täpselt. 12 apostli arv, mis jääb samaks ka pärast juuda reepmist, sest Püha Paulus peetakse samuti apostliks. Paulus Tarsoosest. Nii et 12 on väga oluline. Kadunud Kristluse ajalugu, hea raamat, ja Kristluse algus, mis on selles valdkonnas omamoodi ajalooline põhitekst. Ja nüüd jõuame lõbusamate raamatute juurde, sest te olete neid küsinud. IOR, Roberto Calvi, Banco Ambrosiano, rahastamine solidaarsusele IOR-i kaudu. Martsi, kas tahad kohvi? Ei. Ei, ma juba võtsin selle. Nii, suhted Ameerika Ühendriikide ja Vatikani vahel. 2 impeeriumi, nagu me ütlesime, eks. Massimo Franco kirjastuse Saggiatore jaoks pakub seda raamatut, Paralleelsed impeeriumid. Ma olen seda soovitanud mitmetes teistes otseülekannetes teistel kanalitel.
see on raamat diplomaatilise ajaloo kohta Vatikani ja Ameerika Ühendriikide vahel. Ka siin, sest räägitakse läänest kui ühtsest plokist vastandatuna ülejäänud maailmale, eks? Narratiiv lääs versus ülejäänud. Jama. Kuni Reagani ja paavst Wojtywani ei olnud saatkondade tasemel diplomaatilisi suhteid. See tähendab, et Ameerika Ühendriikides ei olnud nuntsiust. Paavstil oli isiklik esindaja, mitte püha tooli ega riikliku organisatsiooni esindaja Ameerika Ühendriikide presidendi juures. Seega inimeselt inimesele. Kas said aru? Ja Reagan tõstab kahe riigi suhted saatkondade diplomaatilisele tasemele. Olge tähelepanelik. Miks? Sest Ameerika Ühendriigid on rajatud protestantlikule millenarismile ja paavstased meile ei meeldi. Kas olete näinud filmi Mississippi põleb? Või filmi New Yorgi jõugud. New Yorgi jõugud, kaklused surnud tänavatel. Kes neid vihkas, kutsus neid papistideks. Iirlased. Mida ütleb filmis Mississippi põleb Ku Klux Klani juht? Meie oleme lõunaprotestantide ühing. Me ei taha mustanahalisi, sest meid on loodud erinevatena. Me ei taha juute, sest nad salgavad Kristuse. Me ei taha paavstlasi, sest nemad põllitavad võõra riigipea ees. Kas te mõistate? Ameerika Ühendriikidel on olnud 2 katoliiklasest presidenti, Biden ja Kennedy. Kas ka valimiskampaania ajal? See tähendab, et see oli selline õhkkond. Siin on huvitav koht, sest siin öeldakse Nürnberg. On tõsi, et ameeriklased käisid kuulamas ka inglased, et mida paavst sellisest protsessist arvas, inimsuse vastastest kuritegudest. Nad tahtsid peaaegu lahendust. Kokkusaamisi oli küll, olen lugenud selle perioodi ajaloolasi, kes ütlevad, et film liialdab sellega väga. Jah, sellega liialdatakse tõesti kõvasti, aga kindlasti nad otsisid küll. Ma ei räägi lahendusest, vaid vähemalt mingisugusest toetusest selles osas. On huvitav näha ka natsionaalsotsialistliku Saksamaa suhteid kirikuga. Saksamaa tahtis kirikut asendada. Paganlik sümboolika, mida nad taas elustasid, oli segu kõigest. Alates põhjamaistest kultustest kuni teutooni kultuseni. Piisab, kui vaadata mõningaid paraade, kus kasutati isegi teutooni sümboleid ja nii edasi. Ja see suund, mille Saksamaa kiriku ja katoliiklaste suhtes võttis, tekitas paavstile tõesti palju hirmu. Väga palju hirmu. Nii palju, et paavst ei läinudki kunagi nii kaugele, et panna natsism kiriku vande alla, sest ta mõtles, me teame, mida nad juutidega teevad, kas nad ei võiks sama teha ka katoliiklastega, kui me neile otseselt vastu astume. Nii et jah, idülli ei olnud. Tegelikult oli natsirežiimil see paganliku vere ja rassikultus, mille vastu kirik on avati sõna võtnud. Rassism ei saa kuuluda kirikusse, mis nimetab end katoliiklikuks kogu maailma ja kõigi jaoks, ning selles osas on paavstid alati olnud väga selged, eks? Paradoksaalsel kombel oli suurim ambivalentsus Ameerika kodusõjas. Kui Vatikan toetas konföderatsiooni, sest suhted Ameerika Ühendriikidega polnud head. Nii et sümpaatia, kui mitte just Vatikani toetus, kuulus lõuna osariikidele ja separatistidele. Nii et näete need ambivalentsused, sest sa ei ole ainult usuline organisatsioon, sa oled ka riik. Nii et see topeltmantel, see topeltroll on alati olemas. Vaata, nad küsivad, kas Hitler ei sõlminud mingit kokkulepet? Jah, ta sõlmis küll. Franz von Pape koos Pacelliga 33. aastal, aga see oli pigem asi selles. Meie laseme teil teha oma usutalitusi, teie ei sekku poliitikasse, mis oli aga Itaalias teisiti, kus kokkulepe oli lisaks rahalisele ka poliitiline. Nii ongi tegelikult. Aga see oli siiski algusperioodile. Mussolini on Providenzi mees. Providenza, preestrivihkaja, sotsialist, Mussolini, ateist kogu oma elu jooksul, kui mitte just lõppfaasis,
saab temast providentsi mees, sest ta sõlmib konkordaadi, sest ta on tõkkeks kommunismi vastu, mis oli tollal suur hirm. Ja isegi Kirit ei teinud piuksugi, kui režiim eriti just likvideeris katoliiklikud ühingud, noorteühingud, skaudid, parteid, veelgi enam Don Sturzo saadame Ameerikasse, nii et paneme ta kõrvale. Seega suhted fašismiga olid kindlasti paremad, seda tuleb öelda. Riigil on ju ka salateenistused, eks. Ja Vatikanil on väga osavad salateenistused, sest tal on rahastajad või diplomaatilised esindused üle kogu maailma. Neil on kohustus regulaarselt ja süsteemselt oma riigist aru anda. Majandusest, demograafiast, poliitikast, isegi viimasest Aafrika riigist. Seega ei ole ainult see diplomaatiline luureteenistus, vaid on ka tõelised salateenistused. Nii salajased, et neil pole nime ega ametlikku struktuuri, vähemalt nii palju, kui me teame. Tõeline salateenistus ongi ju salajane, eks. Entiteet. Sodalitium pianum. On olnud ametlikult seejärel laiali saadetud luureorganisatsioone, kuid need pole kunagi täielikult kadunud. Ka rahvusvahelisi seadusi ära kasutades. Kuna nad kuuluvad kirikusse või valitsusvälisesse organisatsiooni, on neil palju suurem liikumisvabadus kui teistel. Neid ei peatata, neid ei kontrollita, nende pagasit ei kontrollita uuesti ega midagi sellist. Selles mõttes peaaegu diplomaatiline staatus. Seega said nad kindlasti liikuda erinevatesse kohtadesse ja sageli liikus info kiriku esindajate kaudu. Ka erinevates riikides, kus midagi oli puhkemas ja nii edasi. Nii et kui mina oleksin teie ja need teemad teid huvitaksid, loeksin selle Erik Fatini raamatu läbi. Ka sellepärast, et raamatuid sellel teemal Vatikani luure kohta on vähe ja neist vähestest on paljud sensatsioonilised, et siis jõutakse reptiilideni ja vandenõuteooriateni või Da Vinci koodini. See on tõsine raamat ühest maailma kõige salapärasemast luureteenistusest. Miks? Tsiteerin Aldo Giannullit. Kui salateenistus töötab hästi, siis sa ei loe sellest ajalehtedest. See tõestab, et Itaalia salateenistused töötavad paremini kui Prantsuse, Indise või Ameerika omad. Aldo Giannulli, Inge Strategia Expert, Marcincuse, Calvi, Banco Ambrosiano, Sindona Siatunja. Ta kuulus Stagi komisjoni koos Verificarega. Ta oli Stagi komisjonis. Loo Sempre räägib alati suure ühinaga, kui ta jutustab siin selle anekdoodi, kuidas ta saatis raamatu Andreottile koos kirjaga, eks. Ja siis Andreotti vastas talle. Näete, kuna te arvate, et me olime barrikaadi vastaspooltel, sellepärast ma loengi selle läbi. Ehk siis Andreotti vastas sulle ja samas ei vastanud, eks? See oli tema käitumisviis, tüüpiline Andreotti naljadele, eks. Aldo arvates oli ta barrikaadi vastaspoolel. Andreotti arvates aga, kuna tema väidab, et olime barrikaadi vastaspooltel. Nii et ta ei anna mõista, kummal poolel ta oli täpselt. Tere, täpselt. Teine maailm, teised luureteenistused, teised kultuurid, teised tegelased. Näete, Aldo avastas oma arhiivitöö ja Stagi komisjoni nõustajana varjatud salateenistuse, mis tegutses, tal olid poliitilised kontaktisikud ja tema peamine poliitiline kontaktisik oli Giulio Andreotti. See salateenistus põimib oma tegevuse mitte ainult Moro juhtumiga, vaid ka terve rea teiste Itaalia saladustega, mis on seotud pingestrateegia perioodiga. See tuntud teenistus ning seega ka isa Zucca juhtumitega, kes oli väga tähtis Milano kirikumees. Seotud nende varjatud maailmadega, kus Itaalia varjatud luureteenistus puutub kokku kristliku demokraatia, finantsringkondade ja Vatikani ringkondadega. Seega seda raamatut tundsin mina, Aldot tundsin palju hiljem, aga selles mõttes tänu Marco Travagliole.
Marco Travaglio, räägime umbes 12-14 aastat tagasi. Ta tegi loo, kus rääkis Aldo Giannulli kaitseks sellest, kuidas ta leidis need dokumendikastid ühest kapist. Ja sellepärast üritati teda risti lüüa, just sellepärast, et ta oli leidnud midagi, mis tõenäoliselt ei oleks pidanud välja tulema. Nii, et see oli esimene kord, kui ma Aldos kuulsin Marco Travaglio reportaažist. See ei oleks pidanud välja tulema või võib-olla pidi, ajad olid küpsed ja Aldo oli hästi juhatatud, siis oskas ta neid dokumente lugeda ja uurida. Nii et teie särtsakatele küsimustele annan ma rangeid tõlgendusi, sest kui neist teemadest rääkida, poisid, võib hetkega sattuda Da Vinci koodi maailma. Nii et võib lõbutseda, kui teile meeldib müsteerium, isegi tõsiseid raamatuid lugedes, Operatsioon Gladio toetus ja siis kommunistlik sissetung. Nii et asi pole selles, et Vatikan ütleks, on olemas operatsioon nimega Operatsioon Gladio, ma toetan seda. Oli olemas Stay Behind võrgustikud, CIA operatsioon, kui see lõppes, tehti üsna kiiresti järgmine, siis juba koos leevenduse või lõdvenduse ja paindliku reageerimise doktriiniga. Vatikan teadis peaaegu kindlasti, tegelikult kindlasti, et Stay Behind võrgustikud eksisteerisid, aga see ei tähenda, et ameeriklased ütleksid, Vatikan toetab meid, siis me teeme selle ära. Ei, see oli ameeriklaste operatsioon kogu Euroopas, Vatikan teadis sellest, kindlasti ei olnud neil midagi selle vastu, et Euroopas olid antikommunistlikud vastupanuliikumise võrgustikud, kuidas see olekski saanud neile mitte meeldida, just nii. Nii et sellepärast oli Andreotti metsavahtide riigipöörde taga, ameerikaste telefonikõne, mis kõik peatab ja nii edasi, must vürst. Petsi! Stay Behindi tükid põimuvad just nimelt tuntud teenistusega. Nii et sa jõuad lõpuks Vatikanini. Nii et ma kordan, allikad on allpool minu arvates, kui teile need teemad meeldivad, siis need on raamatud, mida lugeda. Viimased 2 slaidi. Milline võiks olla selle religioosse nähtuse tulevik? Nagu me enne ütlesime, ühel pool on piirkonnad, kus toimub ateistumine. Paradoksaalsel kombel on need maailma piirkonnad, kus religioon on kõige nõrgem. Paradoksaalsel kombel on need piirkonnad, kus heaolu ja sotsiaalne areng on kõige kõrgema tasemel. Jah, see on üks tegur, kuid seal on ka ratsionalistlikke suundumusi, protestantlikke maailma osi, kus seetõttu antakse vähem vastuseid elu suurtele küsimustele. Öeldakse, et kaevikutes ja langevates lennukites pole ateiste, eks? Seega, Hiinas näeme me tagasipöördumist. Sotsiaalsest vaatenurgast on näha, et riigid, kus on suurem areng, kus elatakse paremini, kus on rohkem heaolu ja rohkem haridust, on need, mis on kõige ateistlikumad. Seega mõjutab inimese uskumist või mitte uskumist see, milline on heaolu ja ühiskond, millest ta elab. Jah, see on kindlasti üks tegur. Aga ma kordan, oluline on ka see, kui palju see suudab anda vastuseid sinu küsimustele. Teiselt poolt, järgmine slaid, õhtu viimane. Vaadake moslemi riikides, mida me seostame mahajäämuse, usulise fanatismi ja muuga, kuidas kasvab mittereligioossete inimeste protsent. Kus on peale surumine, seal inimesed põgenevad. Kui sa sunnid mulle ateismi teale, nagu mõnes kommunistlikus riigis, siis toimub tagasipöördumine religiooni juurde. Kui sa sunnid mulle peale kindlat arusaama islamist, siis toimub põgenemine. Selle nii selgi ja jäiga peale surumise eest. Niisiis, mida me sellest endaga kaasa saame võtta? Et religioon võidab seal, kus seda ei sunnita peale, kus see on valik, kus ei ole sotsiaalne kokkulepe ja kus see annab sulle vastuseid. Tänapäeva inimesel on lõpuks küsimused, kuhu me läheme, kust me tuleme, kes me oleme. See kuulus, see tunnuslaul. Reliigion peaks olema nagu demokraatia, seda ei saa sulle ülevalt poolt peale sundida. Jah, muidu on see eitamine. Peale sunnitud demokraatia ei ole demokraatia, kui sa tahad, eks. Ülevalt peale surutud ja nii edasi.
sama asi, see ongi see värk, see on Julien Brie ahv, eks. Kes saavutab sirge hoiaku ja näeb taevast. See on see mõte, mille võib sellest õhtust endaga kaasa võtta. Religioosne nähtus muutub, kui püsib, sest võib-olla antropoloogide teooriate järgi on see inimloomusele omane. Tundub, et aja jooksul on suundumus mitte religioossuse suunas. Mida rohkem aega möödub, seda rohkem need kõverad kasvavad. Võib-olla. Siis asjad muutuvad. Ja konfliktid viivad tavaliselt palju kiiremini selleni, et hakatakse millessegi uskuma. Tegelikult, nagu ma juba ütlesin, alates 1991 aastast, kui kommunistlikud režiimid kokku varisesid, on statistiliselt toimunud suur tagasipöördumine religiooni juurde. Selles ajaloolises etapis. Kordan, see sõltub ajaloolistest etappidest. See sõltub ajaloolistest etappidest. Aga seal on alati see sundfenomen. Seal oli neil kohustus, et nad ei tohtinud loomulikult, kus oli 0, seal äkki tuli religioon. Nüüd, kas sa saad midagi teha või mitte teha, kas sa saad olla või mitte olla, asjad muutuvad radikaalselt. Tundub, et üldine suundumus on selline. See ongi just see sundfenomen. Sina sunnid mind mitte olema, siis ma võtan selle kiusu pärast uuesti omaks. Täpselt nii. See nähtus, mis on ka natuke viha, kättemaksu ja nii edasi, rahuneb tasapisi maha. See rahuneb maha, aga siis on veel üks asi. Kordan, küsimused. See tähendab Ernesto De Martino, üks suurimaid Itaalia antropolooge, surm ja rituaalne lein. Maagilised praktikad, aitäh. Laiendatult ka religioossed praktikad, ta oli marksist, seega need levivad hetkedel, kui sa ei tunne, et sul on oma elu üle kontrolli ja püüad seda tagasi saada. Jah, Mirko, Lääne-Euroopa riikides toimub ateistumine, aga vaata, kui paljud inimesed loevad horoskoopi või kui palju on institutsionaliseerimata vaimsuse vorme. On küll, jah. Selle järel on alati nõudlus ja see jääbki nii, sest inimesel ei ole kunagi täielikku kontrolli oma eksistentsi üle. On ka tõsi see, mida Vinter ütleb, inimesed eemaldavad end võib-olla rohkem, kindlamatest, tugevamatest religioonidest, millel on ajalugu. Aga asemele tulevad näiteks scientoloogia ja palju muid asju, mis kerkivad esile. Võib-olla rohkem killustunud, mitmekesisemad, põhinevad New Age'il, erinevatel usuliikumistel või siis tüübil, kes pidi siia saabuma kosmoselaevaga, see on see scientoloogia tüüp. Kaiser Xenu. See kõlab nagu halvasti kirjutatud romaan mõnelt 3. järgu näitlejalt. Ron Hubbard on ulmeromaanide autor. Ron Hubbard, täpselt Scientology asutaja. Ei, aga vaata, need ajaloolised ajastud, mida me seostame ratsionaalsuse ja teaduse võidukäiguga, on samal ajal ka maagia ajastud kui vastureaktsioon. Niinimetatud renessanss, mis on üleminek keskajast uusajale, oli maagide ajastu. Alates Pico della Mirandolast, keda huvitas kabala, kuni John Deeni, kes oli tõeline maag, eks? Valgustusajastu, kujuta ette, ratsionaalsus, teaduse triumf oli sektide leviku ajastu. See oli Graf Cagliostro ajastu. Kui ma ei eksi, siis ka Newton oli keegi, keda huvitas. Ka paralleelsetest ühiskondadest, see tähendab vabamüürlusest ja nii edasi kui alternatiivist. Nii et näiliselt ratsionalismi ajastud. See tähendab, et me elame täna tehisintellekti pooljuhtide ja scientoloogide ajastul. California. Kosmiline. Võib rääkida ka tehnoloogia kultusest, sest ka sellest on saamas kultus. See segadus, mis toimub Fedorovi, Sirski ja teiste vahel, ongi sellepärast, et see võtab palju sellest koolkonnast üle. Nii-öelda Silicon Valley koolkonnast, kus praktiliselt kõiki inimprobleeme saab lahendada tehisintellekti, tehnoloogia, internetiühenduse ja muu sellisena. Ka see muutub dogmaatiliseks vaateks, kus justkui oleks olemas lahendus kõigele. Täpselt. Seega on küsimus selles, kuidas sellele küsimusele vastust leida, kuid igal juhul on inimesel ikkagi vajadus religioossuse järele.
praegu tahan selle teile vestlusesse panna, ma ei mõelnud sellele, et panna see raamatute allikate hulka, aga minu arvates väärib see seda, sest ma mainisin seda korduvalt. Julia Ree, te võite lugeda kõiki tema tekste, ma panen selle teile vestlusesse, panen teile ühe igatahes huvitav, püha vältimatu ja võib-olla panen teile ka Ernesto de Martino. Rituaalne nutmine, sellest tuleb väljaanne, sest see on klassika siin, see on surm ja rituaalne nutmine. Matuse Eitkest Maarja nutuni. Ma panen mõlemad teile vestlusesse. Küsitakse ka, kus neid leida. Ma ütlen teile, mõnikord raamatuid, mida pole eriti saada, otsige eBayst, Subito IT-st, otsige kasutatult. Mina otsin vahel ka veidraid asju. Nii et... Vaadake, ma panin need vestlusesse, seal on De Martino. Nii, võiksin panna teile ka Maagilise maailma. Panen need juba Ipsist, et saaksite need tellida. See on usundite antropoloogia, nii et siit... See võiks olla vaata eraldi teema, selles mõttes, et siin räägime religioonist. Aga see ei ole nii, et natsismi ajal ei püütud luua teist religiooni. Alati oli olemas see osa Saksa maailma okultismist. See oli tohutu ekspeditsioonid, Napa, Nepali, et leida, mis see oli. Agarti la Galatea, maa-alune kuningriik. Ehk siis, kui seda religiooni seal ei ole, pead sa ise midagi müstilist looma, pead selle ise välja mõtlema täpselt. Võib-olla isegi veel hullumeelsem, veel absurdsem, põhineb veelgi vähemal ja nii edasi. On huvitav, et sa pead ühe asja teisega asendama, sellest ei saa kuidagi mööda. Kommunismist saab religioon, isikukultus, võimukate inimeste jumalikustamine, mis tuleb alla, isegi kuningad viitasid sellele, eks. Mille alusel kuningas valitseseks? Jumalikust õigusest, eks ole. Sageli. Nii et viimane etapp Ukraina. Ukraina sõjas nägime nii Ukraina sisemist õigeusu kirikut, mis muutus autokefaalseks ja eraldus Vene omast ja nii edasi. On huvitav näha, kuidas Vene õigeusu kirik toetab sõda ja on selles küsimuses väga osavõtlik. Sest tavaliselt teised religioonid püüavad sellistest asjadest eemale hoida. Isegi paavst vältis teise maailmasõja ajal vähemalt sõja ülistamist või ütlemist, et asjad olid õigesti tehtud ja õigustatud, eks. Sellistes olukordades oli selge piinlikkus. Nüüd aga on vähemalt Vene maailmas näha täielikku kaasatöötamist. Käiakse ristimas, tehakse rituaale ja nii tedalis. Ka Putin ise otsib ja ammutab sellest. Ta käib ise koos Kirilliga. Mulle ei tundu, et oleks olnud eriti usklik. Kui me vaatame teda 20 aastat tagasi, siis ei olnud teda nii palju näha usu küsimustes. Seega on huvitav näha, kuidas sageli võimupositsioonil olevad mehed mõtlevad. Olgu, mul on vaja ka usku, mul on seda samuti vaja. Edasi liikumiseks. Täpselt, see tööriist. Ja on huvitav näha, kuidas seal nurgas on Kreeka, Ukraina, Venemaa, eks. Ja neil on väga erinev kristlus võrreldes teistega. Nende risk, jah. Õigeusu kirikutel on ajalooliselt olnud rahvuslike kirikute iseloom, mis on väga tihedalt seotud poliitilise võimuga. Alates Bütsantsi keisri papismist. Just nii ongi. Ida-õigeusu Bütsantsi maailmas on kirik riigiaparaadi osa. Läänemaailmas võitles katoliku kirik keisririigiga investituuritüli ja nad läksid lahku. Paavst ei ole kunagi tahtnud olla poliitilise võimu alluv, vaid sellest kõrgemal. Nii et katoliku kiriku jõulisuses sündis eesmärkide heterogeneesi kaudu riigi ilmalikkus. Sest see oli lahutus. See ongi asja tuum. Mõnikord ajalugu teeb sulle selliseid vingerpusse. Mina, Mirko, kui sul midagi selle vastu ei ole, luban endale küsida sinult täpselt, Morgano, miks? Absoluutselt. Ma ütleksin sulle head aega, sest minu jaoks on tõesti juba hilja.
jah, ma panin lingi. sinu esitusel. ma viskasin 2 raamatut vestlusesse lihtsalt õpetuseks, kuna ta mainis neid Mircea Eliade omad Pollati ja Boringhieri kirjastuselt. Religiooniloo traktaat ning müüt, unenägu ja tegelikkus. Siil ta räägibki just sellest asjast ehk siis religioossusest, mille diktatuurid 20. sajandil omastasid. Aitäh, ma tänan südamest president Madalunot. Me kohtume tõenäoliselt 22. ja siis 25. kuupäeval, sest kogu aeg toimub midagi. Koosolekud, ei tea, kas Sirski jääb või vahetatakse ta välja. See usu küsimus muutub suuremaks, kui alguses paistis. Siis ma lähen puhkusele 25. ja 30. vahel, aga ma olen jobu, nii et suudan ka välismaal olles ühenduda, et teha otseülekandeid, nii et kindlasti 28. kuupäeval koos Lanzaraga, kuna te seda palusite, ma esitasin teile taotluse F117 kohta ja siis tulen tagasi 30. või 31. kuupäeval. Nii et aitäh kõigile. Aga kas meid ise natuke vürtsi ei ütle neile, mis sügisel välja tuleb? Kas me ei saa... Ei. Nad juba teavad, ma olen sellest juba rääkinud. Ja. Tuleb välja raamat koos Mondadoriga, minuga, Capitini, Madaluno, Lanzara, Battistessa, Policieni. See oli ülemaailmse geopoliitika raamat. Ülemaailmsetest stsenaariumitest, mis selgitab natuke kõike seda, mis maailmas toimub. Pealkiri pole veel kindel, aga see on midagi sellist nagu maailma kaose atlas, maailm rindel, 5, kuidas lahti mõtestada kõiki neid jamasid. Seega, aitäh kõigile, head ööd! Head ööd!